Minu kõrval on Kaisi Kask, võluvnaine, coach ja on loonud endale sellise erilise võluva koha. See on Avang Coaching Keskus. Sa oled selle looja. Avang. Mulle tuleb see sõna kõigepealt ette kohe malest. Miks selline nimi? Sa oled väga õigesti asjale pihta pannud. See on metafoor malendist ja malemängust ja just selle mõttega, et coaching on justkui see, et sa teed endale teadliku valiku elus, et sa tuled siia, saad kokku meie mõne coachiga või oled meil juhtimisprogrammis, aga elu ikkagi ju teeb ka oma valikuid, et sa võid nagu teatud maani ette ennustada ja kuidas teha siis selline läbimõeldud ja kaalutletud otsus, mis on see parim järgmine valik ja siis vaatad, mis elu teeb ja siis tuled jälle siia meie juurde, arutame läbi, mis on see järgmine strateegiline kõige parem valik. Sa oled selline tark coach, kes õpetab ja harib inimesi samal ajal olles väga nutikas ärinaine, mulle tundub. Aga räägi mulle veidi sellest kohast, see näeb väga ilus välja. Siin on väga palju erinevaid ruume, kes pole käinud, tulge vaadake ja kogege. Siin on selline rahu, siin on selline soojus, aga millega nendes ruumides siis täpselt tegeletakse? Mul on 2 suunda või meil on siin 2 suunda. Üks on see, et me rendime ruume välja, sest ma usun sellesse, et inspireerivas keskkonnas sünnivad hästi head mõtted, sellised avarad mõtted. Sellepärast oleme me siin Telliskivis viimasel korrusel, vaatega vana linnale ja suure roheseinaga, et tõesti oleks hästi mõnus ja hea olla. Ma ennekõike tegin ruumid endale, et mul oleks hea töötada meeskondadega ja indiviididega, aga samas ka coachide ja terapeutide kogukonnale, et meil saab rentida suurt koolitusruumi, väikseid ruume, et see on nagu selline üks suund. Aga teine pool on siis mõeldud juhtidele. Ma hästi usun teadlikusse juhtimisse ja südamega juhtimisse ja ma usun, et ühepäevane koolitus kahjuks ei muuda suurt midagi, et see on hea inspiratsioon, see annab kätte kaardi, kuidas saab nii-öelda mäe tippu minna või mis võimalused on, kuidas juhtida, kuidas paremini teha, aga tõeline muutus lihtsalt võtab paratamatult aega, et me oleme siin loonud pikad arenguprogrammid just juhtidele suunatud, et kuidas siis juhtida teadlikumalt, kuidas anda paremini tagasisidet, kuidas võtta tagasisidet vastu, kuidas üks-ühele vestlusi läbi viia, kuidas aru saada, kuidas saab mõjud, kuidas kriisiolukordades toime tulla, et kõik need teemad me võtame siin üksi pulgi lahti. Sul käib siin tegelikult juba päris palju juhte ja kes pole siia majja jõudnud, ma väga soovitan, tulge, Kaisil on teile nii mõndagi õpetada. Kui sa nüüd oled nende juhtidega suhelnud, no mis on need esimesed sellised tüüpilised vead, mida sa kuulad ära, et jälle sina ka teed sama asja, võib-olla niimoodi, ütleme esimesed 3, mis sa paned tähele, mida kohe, isegi see, kes ei jõuab täna siia, aga kuulab sind, võiks kõrva taha panna. Ma saaks ühe peamise öelda, et tavaliselt mida oodatakse meie käest on see, mis on see üks tööriist, mis kindlalt toimib, et näiteks võtame kas üks-ühele vestlused või tagasiside, mis on see üks asi, mida ma saan inimese öelda, et kuidas ma saan siis seda tagasisidet anda, anna mulle mingisugune valem. Aga kahjuks ei ole olemas ühte valemit, mis toimib kõigile. Et peamine töö on ikkagi juhil iseendaga, et kuidas ta mõjub, kuidas milline on emotsioonide regulatsioon, kui ta saab hästi iseennast manageeritud, siis ta saab hästi ka hakkama kõikide nende ülesannetega. Et kahjuks ei ole seda ühte valemit olemas. Et tõesti me võime anda tööriistu, aga ükski tööriist ei tööta, kui inimene ise ei tööta iseendaga. Kuidas sa tunned, vaata ikkagi meil Eestis on ju sellised uued, sellised modernsema ajastu juhid, need loomulikult teavad, mida nad teevad ja tulevad ja need on rohkem avatud. Aga selline vanakooli mees, kes on olnud suure direktor, mingi tehase juht, sa hakkad talle ütlema siin, et sinust algab jama ja kala medaneb peast ja siis ta võtab seda kõike nii egoistlikult, võib-olla nagu selles mõttes, et võtab selle võib-olla kui solvanguna. Kuidas sa nad läbi kodeerid või kuidas sa nad läbi murrad, et ta ikkagi lõpuks saab aru, et jah, sul on õigus, ma pean ise endale otsa vaatama. Tead, ega ma neid lahti ei murra, mitte mingisuguse valemiga, et see ikkagi algab sellest inimesest endast ja tal peab tekkima vajadus, et kas tänapäeva noored, keda öeldakse siis Y ja Z generatsioon, nad ei püsi ettevõtetes enam väga kaua, kui see ei ole nende väärtustega kooskõlas, kui see ei ole nende visiooniga kooskõlas, siis nad lähevad ära. Et tõesti inimesed, kes on sündinud enne 80. eluaastat, nende jaoks on hästi tähtis see, et oleks stabiilsus, et oleks nagu, ta teab, mida ta teeb ja ta teeb ilusti selle asja ära. Ma räägin nüüd väga üldistatult, aga noored lihtsalt, et kui on see vanakooli juht ja ta peab töötama noortega, siis paratamatult suure tõenäosusega tal tekib mingi hetk suur kaatrivoolavus ja siis tuleb vaadata, kas endal otsa või see valu peab olema piisavalt suur, et seda muutust teha. Ma ei saa kedagi sundida seda tegema. Ega ei saa ja tegelikult ega tänases maailmas me ei sunnigi enam mitte kedagi mitte millekski küll, aga sa võid kaotada oma väga head töötajad, kui sa omal jalgu tagumiku alt välja ei võtta ja pea ei pane tööle nii, nagu te tegelikult töötama peaks ja natuke avatumaks olemine on ju tänane võtmesõna sellest 2026. Kaisi, mis on need asjad, millega sina isiklikult igapäevaselt siin tegeled? Mis on need suunad, millega sina neid aitad täna?
mis on need suunad, kui ma juhtidele mõtlen, siis juhtidele peamine suund on see, et meil on coachiva juhtimise aastane arenguprogramm, kuhu me võtame 3 korda aastas inimesi vastu ja nüüd on uksed lahti alates märtsikuust. Saab liituda meie uue programmiga või siis aitame meeskondi niimoodi, et kui ettevõte tuleb või juht tuleb, et kuule, et mul on meeskonnas kas mingi kommunikatsiooniprobleem, meil on mingisugune kriis, meil on muutused, meil on hästi palju näiteks koondamisi, mis on praegu päris paljudes ettevõtetes, et paratamatult tõmmatakse natukene seda rahakoti rihma nagu rohkem pingule, aga kuidas tulla toime sellega, et kuidas need inimesed, kes on jäänud koha peale, et nad on ju hirmul, nad on ju mures, et kuidas nad keskenduksid siis paremini tööle, et mis selliste olukordadega ette võtta, et siis ei piisa lihtsalt ühest sellisest koolituspäevast, et kuule, ole positiivsem, et kuidas neid nagu avada, kuidas rääkida erinevatel teemadel, et siis me kuulame nad ära ja pakume välja selliseid kas meeskonna coaching'u päevi, et just, et me ei õpeta tihti midagi uut, et enamus teadmisi on inimestel endal sees olemas, mis ongi sellise coaching'u võib-olla koolituse peamine vahe on see, et me loome sellise ruumi, kus inimesed saavad rääkida, kus nad saavad ausalt jagada ja tänu sellele tavaliselt sünnib ka koostöö, kui on selline aus ruum olemas. Ehk siis teisiti Kaisi ei targuta, Kaisi lihtsalt annab teile nõu ja suunad ja tegelikult on südames ja hinges kõik juba olemas, lihtsalt see tuleb meelde tuletada, avada ja võib-olla uuesti need rattad tööle panna. Suure tõenäosusega, jah. No aga aitäh sulle ja mina loodan, et see ruum saab olema siin õnne ja sellist rahulolu täis ja need inimesed, kes siit lähevad, on paremad juhid, nii et olete väga oodatud siia, see on siis Avang ja coaching'u keskus ja siin on tema looja Kaisi, aitäh sulle! Aitäh, Krista!